Et 10 aastat tagasi oli selline peaminister nagu Rõivas, oli nimi, Taavi. Ja tema rääkis, et oleme jõudnud aega, kus on peenhäälestuse aega. 10 aastat on möödas, vahepeal on tormilised ajad olnud, aga me oleme 10 aastat on möödas, vahepeal on tormilised ajad olnud, aga me oleme jälle peenhäälestuses. Riigikogu esimees, 5 strateegilise komisjoni esimehed, 1 erakonna juht, sisuliselt endine kolmikliit on tulnud välja sellega. Ja on tulnud välja kosmeetilise eelnõuga. Kosmeetilise eelnõuga. Olemasoleva sellise natukene siit, natuke sealt, ja kui nüüd ettepanekud, mida tulid kolleegidelt Isamaalt ja sotsiaaldemokraatidelt, et tõesti omavalitsuse reformi tulemusena valdu vähemaks jäänud, valijamehi ka vähemaks jäänud, et võiks natukenegi midagi tõsisemat teha, siis see roogiti ka välja, kastreeriti välja. Aga nüüd jõuame selle põhiteemani, et Põhiseaduse Assamblee puhul 92. aastal arutati seda põhjalikult. Rein Lang ei hakka ütlema, kes ta on, selline ütles otse välja. Ekspertide ühise arvamuse kohaselt selliseid argumente pole ja lähtudes eespool toodud küsitlustest, 71% oli toona rahvast otsevalimise poolt, mille järgi põhiseadus on ühiskondlik leping, oleme jõudnud järeldusele, et Eesti Vabariigi president tuleks valida vabadel valimistel Eesti Vabariigi kodanike poolt. Aasta oli 92. Ei hakka rääkima, mida Jüri Raidla rääkis, ka sama jutt oli. Aga võib-olla kõige värvikam oli lugupeetud rahvakirjanik Hando Runnel. Tsiteerin: kõikide rahvaste ja etnoste imperatiiv on valida oma karjajuht ise. Mitte aga see kitsam ringkond, see tähendab meie siin, kelle meie instinkte võib mõõta psühhoanalüütilise meetodiga. Mina ei ole psühhoanalüütik. Ja edasi jätkan Runneli tsitaat. See on kastratsioonikompleks, mis tahab võtta rahvale kuuluva õiguse väga kitsa seltskonna kätte. See on kitsa seltskond, on meie siin. Ja kolleegide sotsiaaldemokraatide Isamaa nii-öelda tagasihoidlikud ettepanekud olid, et see kitsam seltskond natukenegi laiemaks läheks. Aga nagu näete, ka siin on praegune nii-öelda võimuseltskond või endine kolmikliit on läinud nii-öelda kastreerimise teedeks. Pole vaja. Ja muidugi see ei ole poliitkorrektne, mida armastatud luuletaja edasi ütleb. Põllumajanduses on niisugune võte, et täkku tööle panna, tehakse temast pool täkk. Siis saab temaga künda ja kui kirikusse temaga sõita, siis hirnub ka. Tähendab 2 funktsiooni. See, mida valijameeste ja Riigikogu kaudu tahetakse presidendivalimistel teha, on just nimelt see toiming, kastratsioon. Ja rahvakirjanik räägib ka veel sellest, et rahvas tahab saada sellist suurt isast. Rõhutan, see ei ole praegune poliitkorrektne suurt isast. Aga ometi pole selle peale mindud. Muuseas, alles hiljuti viimasena Keskerakonna noortekogu tuli välja sellega, et peaks tulema välja asjaga, reaalse eelnõuga, mille taga on ka enamiku rahva poolehoid. Protsendid on erinevad, 92 oli 72% ja igal juhul on ta praegu plussis, positiivse poole pealt. Aga seda ei juleta teha. Ja pole ka ime, kuna rahvas ei usalda seda valitud seltskonda. Ei usalda valitsusest rääkimata, kõik, kes võimul on, ei usaldata seda. Ja järelikult ka need lugupeetud seltskond eesotsas lahkuva Riigikogu esimehega loomulikult ei saa lubada, et tulla, vabandust, tal tuleb siiski tagasi, et ei saa lubada, et anda rahvale selline võimalus. Ja selle tulemusena on ühelt poolt kastreerimine jätkub, Ando Kiviberg intellektuaalina, aga sisuliselt veterinaarina. Ja ainukene, mida on lubatud praeguse režiimi poolt, on natukene kohitseda või kohendada
seda olemasolevat süsteemi. Aga asja naeruväärsus seisneb selles, et ei ole juletud selle kosmeetilise eelnõu puhul natukenegi kahte sellist ettepanekut, millest on siin palju räägitud, et laiendada seda valijameeste kogu, et oleks natukene rohkem rahva nägu. Soovite te lisaaega, teie 5 minutit? Paar minutit, jah. 3 minutit lisaks. Nii palju tahagi. Et see on piinlik, aga tegelikult see näitab praeguse režiimi, ajutise valitsuse ja tema toetajate, kes ka eile hoidsid siin sisuliselt põrunud põllumajanduse regionaalministrit oma ettepanekuga vanakestelt ja lastelt tasuta sõiduõigus ära võtta. Et see ongi see reaalsus. See ongi see agoonia, kus me elame tänase päevani ja ainukene, mida julgeme teha, on natukenegi kuidagi kohmitseda, natuke laipa, natukene kosmeetikat teha, huuled värvida ära, natukene vaadata, millised riided tal seljas on, kas truuduline särk või valge. Aga see on nagu piinlik. Tegelikult seda julgust ei tule, aasta jooksul ei tule ja see on maksimum, mida praegune režiim suudab teha ja see on väga sümboolne, selline kohitsetud riik sügavas agoonias, kes kardab isegi valijameeste kogu natukenegi laiendada, ükskõik mis sildi all see on see siis sotside poolt või Isamaa poolt, aga see oleks vähegi natukenegi midagi. Nii et tegelikult tark oleks küll Ando Kivibergil, kes on kusagil kadunud ära, oleks tagasi võtta ja siis arutada, mida siin enne on ka mitmed teised kolleegid öelnud. Aitäh!